Rasked ajad toovad esile inimeses peituva tõelise olemuse. Kas me klammerdume enda vajaduste külge või avame südamega teistele? Just keerulistes olukordades ilmneb, kui oluline on headus, mitte ainult teiste, vaid ka enda jaoks. Kui maailm meie ümber muutub ebakindlaks, on kiusatus pöörata pilk vaid iseenda ellujäämisele. Loomulik instinkt ütleb, et esmalt tuleb kaitsta iseennast ja oma lähedasi. Kuid paradoksaalselt on just headus see, mis aitab ühiskonnal ja ka üksikisikul rasketest hetkedest läbi tulla. Hea inimene ei ole keegi, kes ohverdab end teiste heaks täielikult, vaid keegi, kes oskab leida tasakaalu oma vajaduste ja teiste aitamise vahel. Headus avaldub rasketel aegadel sageli väikestes, kuid olulistes tegudes. Lihtne naeratus, julgustav sõna või abipakkumine võib muuta kellegi päeva. Eriti kriitilistes olukordades, kus inimesed tunnevad end üksildase ja lootusetuna, võib headus olla see valgus, mis toob tagasi usu inimlikkusesse. Kui kõik keskenduksid vaid endale, oleks maailm kiretu ja külm koht. Headus ei ole aga pelgalt altruism, see on ka emotsionaalse vastupidavuse ja eneseväärikuse märk. On oluline mõista, et headus ei tähenda alati nõrkust. Vastupidi, hea inimene on tihti tugevaim, sest ta suudab jääda rahulikuks ja hoolivaks ka siis, kui tingimused seda ei soosi. On raske näha head, kui kõik tundub lagunevat, kuid just sellistel hetkedel on vaja kedagi, kes julgeb olla lahke. Selline eeskuju inspireerib teisi ja levitab lootust. Ka endaga hea olemine on oluline. Rasked ajad võivad viia enesesüüdistamiseni või kahetsuseni, kuid selline suhtumine ainult süvendab raskusi. Enda vastu lahke olemine, vigade andestamine ja enese eest hoolitsemine annab jõudu edasi liikuda. Kui me ei ole endaga head, on raske olla seda ka teiste vastu. Raskustes peitub tihti võimalus kasvada. Headus ei pruugi lahendada kõiki probleeme, kuid see annab võimaluse näha ka rasketes olukordades inimlikkust ja elu. Lõppude lõpuks on headus valik. Keerulistel aegadel on igaüks meist seatud selle valiku ette. Kas jääda kurbuse ja kibeduse lõksu või otsustada olla see, kes toob teiste hinge soojust. Kui maailm tundub külm ja raske, tasub meeles pidada, et headus ei lõpe kunagi. See on nagu leek, mis jagades ei kustu, vaid süttib uutes kohtades uuesti. Aitäh ja peatse kuulmiseni!